Suur tänu, daamid ja härrad. Me hakkame rääkima Iraanist. Ja mul on siin vastastikuse mõistmise memorandum. Ja ma kontrollisin seda 6 minutit tagasi ning see ei ole veel muutunud. Sooviksin lugeda teise jaotise ette. Ameerika Ühendriigid ja Iraani Islamivabariik kohustuvad austama teineteise suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning hoiduma sekkumast teineteise siseasjadesse. Ja see paneb mind ütlema J.D. Vance'ile, et siin on tegemist demokraatiaga. Ära ütle meile, mida mõelda või öelda. Olgu, alustame siis selle vastastikuse mõistmise memorandumi teemast. Jossi Kuperbasser, kas see on hea, halb või midagi vahepealset? Pööra see ümber. See on halb vastastikuse mõistmise memorandum. Mitmel põhjusel. Esiteks annab see iraanlastele palju, ilma et meile esimeses etapis midagi annaks. Teiseks ühendab see Liibanoni Iraaniga, sellest räägiti juba, see on suur viga. Kolmandaks annab see Iraani režiimile legitiimsuse, mida me poleks pidanud andma kõige selle tõttu, mida nad seni on teinud. Ja neljandaks, see, mida me tuumaküsimuses saame, on väga ebaselge. Ja ainus asi, mida me oleme saanud, on iraanlaste lubadus midagi ette võtta nende rikastatud uraaniga, mis neil on. Pole selge, mida täpselt nad kavatsevad teha. Nii et kui kõik kokku võtta, on see halb vastastikuse mõistmise memorandum. Kas sa arvad, et see on tegelikult usaldusväärne vastastikuse mõistmise memorandum või on see lihtsalt pettemanööver? Ei, see ei ole pettemanööver. Ma arvan, et see peegeldab Ameerika Ühendriikide huvi jõuda Iraaniga kokkuleppele ja lõpetada sõda. Nii et nad saaksid öelda, et on Iraani tuumaprojektiga tegelenud. Aga vastutasuks lubada Iraani režiimil võimul püsida pikka aega. Ja see on miski, mis teeb meile juba praegu muret. Me peame meeles pidama, et kui me läksime sellele sõjale koos ameeriklastega, olid teatud eesmärgid, mille saavutamist me lubasime. Enamik neist on sellised, mida saab saavutada õhuväe kasutamisega. Ja me suutsime need eesmärgid saavutada. Me tabasime rängalt Iraani tuumataristut, sealhulgas seda osa, mis on vajalik relvastamiseks. Me lõime tugevalt ballistiliste rakettide tootmist. Me lõime tugevalt juhtkonda, tabasime teadlasi, tabasime sõjaväge. Me tegime palju asju, mida saab saavutada õhuväe abil. Aga meil oli ka igasuguseid eesmärke, mida ei saa otseselt õhuväe abil saavutada. Ja seda oleksime pidanud ette teadma, et seda on väga raske saavutada, eriti kuna oleksime pidanud teadma, et iraanlased kasutavad võimalust Hormusi väina sulgeda. Emily, MOU, hea, halb või midagi muud? No, ma arvan, et kõik siin, kes mind tunnevad, teavad, et minu arvates on see täiesti kohutav vastastikuse mõistmise memorandum. Kahjuks arvan ma, et see on tõsine. Ja ma arvan, et üks suurimaid probleeme selle osaga, mida sa just mainisid ja millega sa selle osa avasid, ongi see väide. Me ei kavatse sekkuda Islamivabariigi territoriaalsesse terviklikkusse ega siseküsimustesse, arvestades, et tegemist on režiimiga, millel on 47 aastat ränki inimõiguste rikkumisi, mis hiljuti, vahetult enne selle operatsiooni alustamist, tappis 40 000 inimest. Omaenda inimesi tänavatel, mis jätkab inimeste hukkamist iga päev, kus tuhanded inimesed istuvad vanglates ja neid piinatakse lihtsalt protesteerimise eest. Paljusid neist süüdistatakse Mossadi agendiks olemises või milles iganes režiim soovib neile külge panna. Kas Ameerika Ühendriigid, vabaduse kaitsja, peaksid seda ütlema, eks? Vaba maailma liider, kes reageerib kõigele toimunule, öeldes, et me ei sekku Iraani siseasjadesse, on täiesti vastuvõetamatu. Kuni see režiim eksisteerib, peab Iraani siseasjadele avaldama rahvusvahelist survet. Vastasel juhul räägime lihtsalt Iraani rahva peadest üle. See ei saa niimoodi jätkuda. Suurepärane. Hästi. Räägime ballistilistest rakettidest, mida selles dokumendis ei mainita. Jossi, kas sa saad meile öelda, mis on praegu ballistiliste rakettide tegelik koht?
ja lisame ka Gaimi raketiperekonna 105 ja 120, mida praegu arendatakse ja mis tulevad kosmosest. Palun. Esiteks, et rääkida iisraellastele või isegi ameeriklastele, kes külastavad Iisraeli üsna tihti, nagu ka selle ruumi inimesed, mis on Iraani ballistiliste rakettide oht. See on natuke naeruväärne. Kõik on seda kogenud, olles nii palju kordi Iisraelis. Me oleme nii tihti varjendisse jooksnud, nii et minu arvates on naeruväärne teile seletada, mis on ballistiliste rakettide oht. Aga ma arvan, et me peame mõistma, mida iraanlased silmas pidasid ja seda on Ameerika administratsioon korduvalt öelnud. Sõja alguses oli idee omada nii palju ballistilisi rakette, et need võiksid asendada tuumarelva ohu. See oligi idee. Seetõttu on ballistiliste rakettide mittekaasamine sellesse kokkuleppesse väga problemaatiline, leebelt öeldes. Ja me peame tagama, et neil ei lubata neid toota. Kindlasti mitte selliseid ballistilisi rakette, nagu me juba nägime, võivad nende 4000 kilomeetrise tegevusulatusega ballistilised raketid ulatuda Diego Garciani. Need raketid võivad ulatuda peaaegu igale poole Euroopas ning nad plaanivad omada ka ballistilisi rakette, mis ulatuvad Ameerika Ühendriikideni. Nii et kui sa ei tegele ballistiliste rakettidega, on see tohutu viga. Ja lisaks kõigele sellele arvan ma, et ballistilisi rakette tuleks samuti käsitleda tuumaprojekti osana. Sest kuidas sa kavatsed tuumalõhkepead kohale toimetada, kui sul pole ballistilisi rakette? JCPOA suur viga oli see, et see takistas Iraanil arendada ballistilisi rakette, mis on mõeldud tuumalõhkepeade kandmiseks. Aga kui ballistiline rakett ei olnud spetsiaalselt selleks määratud, kuid suudab siiski sellist lõhkepead kanda, siis selle kohta ei öeldud midagi. Ma arvan, et praeguseks peame veenduma, et meil oleks mingi klausel, mis takistab Iraanil arendamast ballistilisi rakette, mis suudavad kanda tuumalõhkepeasid. Ja see puudutab peaaegu kõiki ballistilisi raketti, mida neil on plaanis toota, nagu te mainisite, kõiki uusi, isegi neid, mis neil praegu on, ja kindlasti ka uusi, mida nad kavatsevad toota. Jah, sest nüüd liiguvad nad orbitaalse ja mitte ballistilise suuna poole, eriti Qiyam-seeria puhul. Emili, sa rääkisid kirglikult Iraani rahvast ja sellest, et 42 000 neist tapeti. Nad tapsid omaenda naabreid. Mõtle, mida nad meile teeksid. Üks meie püüdlustest oli, et Iraanis tekiks uus vaba Pärsia rahvas, et see kohutav mullahide režiim kukutataks. Mis sa arvad, milline on nende inimeste tulevik nüüd? Ma usun endiselt, et mingil hetkel toimub režiimi muutus. Ma ei ole selles osas oma seisukohta muutnud. Ma ei arvanud, et seda oleks võimalik saavutada sõja kaudu. Ma ei usu, et seda saab sõjaga saavutada. See peab tõesti tulema rahva seest. Kuid seda saab võimaldada, mida me ka lootsime näha. Ja tegelikult seda kuulsime nii Ameerika Ühendriikidelt kui ka Iisraelilt operatsiooni alguses. Seda öeldes tundub, et ajakava venib veidi pikemaks. Mul ei ole mingit rõõmu seda öelda, sest ma tean, et aja hind makstakse Iraani rahva verega. Ja asjaolu, et rahvusvaheline kogukond ei paista sellest aru saavad, on äärmiselt häiriv. See loob väga halva pretsedendi. See ei ole heidutus. See tegelikult julgustab inimõiguste rikkumisi, sest see näitab, et vastutust ei ole. Ja ise näitab, et isegi selle vastastikuse mõistmise memorandumi puhul võid sa saada isegi premeeritud, kui kohtled oma enda rahvast niimoodi ja käitud sellisel viisil. Üks asi, mis selle vastastikuse mõistmise memorandumi ja kogu selle sõja juhtimise juures nii frustreeriv on see, et president Trump kuulutas ühepoolselt väga ootamatult välja relvarahu, samal ajal kui Iisraeli kaitsevägi tegelikult ründas piiramisrõngast, mis on Iraani revolutsioonilise kaardiväe korpuse kontrollpunktid, mille nad linnadesse püstitasid. See on üks mehhanismidest, mida režiim kasutab selleks, et takistada ulatuslike protestide tekkimist Iraanis. Näär on sellepärast mures olnud juba alates viimasest vägivallalainest Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel. Iraanlaste suhtes kohapeal toimub väga tugev tagakiusamine. Ja tegelikult ainus viis selles osas abiks olla on väiksemate operatsioonidega, mida me nägime, et Iisrael alustas, mis selle lõpetas president Trump. Lõppkokkuvõttes on see siiski see, mis muudab olukorda Iraanis ja toob nendele inimestele uue tuleviku. Ja ma tõesti usun, et nad saavutavad selle, kuid see peab tulema rahva endi seest. Nii et seda peamegi selles osas nägema. Jossi, kas sa arvad, et 60 päeva pärast selle vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamist ei ole lõplikku kokkulepet? Arutelusid pikendatakse või pöördume tagasi kineetilise sõjategevuse juurde?
Noh, kõigepealt ma kahtlen, et me suudame 60 päeva jooksul kokkuleppele jõuda, sest mõlemad pooled on olukorras, kus nad ei saa näidata vajalikku paindlikkust ega teha järeleandmisi, mis on kokkuleppe saavutamiseks vajalikud, oma avalikkuse ja kohustuste tõttu. Ma mõtlen, ma ei usu, et president Trump saaks sõlmida kokkuleppe, mis ei lõpetaks Iraani tuumaprojekti. Ja samal ajal ei usu ma, et Kavivar suudaks müüa kokkulepet, mis selle projekti lõpetaks. Nii et ma ei usu, et me jõuame kokkuleppele. Seda öeldes arvan ma siiski, et on võimalus pikendamiseks. Kõigi nende ajakavade tõttu, mis mõlemal poolel on, nii et me võime näha pikendamist. Ja ma pean selles osas rõhutama kahte asja. Esiteks, Iisraeli vaatenurgast peaksime me käsitlema seda relvarahu ja läbirääkimiste küsimust nii, et see ei tohiks takistada meie otsustavust hoida kontrolli kõigi nende piirkondade üle, kus meie, erinevalt teistest lääneriikidest, paneme oma sõdurid koha peale, et end kaitsta, et tabada endale kaitstavad piirid nii Liibanonis, Gazas, Süürias kui ka Juudamaal ja Samaarias. Kõigis neis kohtades. Me peaksime minema ja tegema seda, mis on vajalik, sõltumata käimasolevatest läbirääkimistest. See on äärmiselt oluline. Mul on hea meel näha, et president Trump näitab täna esimest korda selle poliitika suhtes mõistmist. See on suur saavutus. Teiseks peaksime julgustama ameeriklasi mõistma, mis peab olema lõplikus kokkuleppes, sest nad kipuvad seda mõnikord unustama. Ei ole nii, et nad ei tea, aga nad kipuvad aeg-ajalt unustama. Peame veenduma, et see kokkulepe lõpetaks täielikult iraanlaste võime tulevikus tuumarelvi toota. Tuumarelvi tulevikus. Vajalik. Ei mingit rikastamist, kogu rikastatud uraani väljaviimine Iraanist, usaldusväärse kontrolli ja järelevalvesüsteemi olemasolu. Kõik need asjad on üliolulised, samuti ei tohi olla ballistilisi rakette, mis suudavad kanda tuumarelvi. Emily, mis saab edasi Ameerika valitsuse, meedia ja elanikkonna jaoks selles sõjas? Noh, mul on 12 sekundit, nii et ma ei saa sellele kõigele 12 sekundiga vastata, aga ma arvan, et me näeme, kuidas Ameerika Ühendriigid jätkavad igasuguste pingutustega, sealhulgas ka nendega, mida nad ei peaks tegema, et sõlmida kokkuleppe Islamivabariigiga. Ma arvan, et see on strateegiline viga. Ja me mainisime tuumarelvi, mainisime ballistilisi rakette, aga ma tahan lisada, et käsilaste küsimus on väga suur probleem. Sellest ei räägita üldse, see ei ole päevakorras. Ja väeveli muret tekitavam on see, et me räägime miljardite dollarite vabastamisest Iraani Islamivabariigile, kes on 47 aastat kasutanud iga viimastki dollarit. Seeklit, ükskõik mis valuutas sa tahad arvestada. Et suunata see raha terrori käsilastele, destabiliseerida seda piirkonda, alustada sõdu, tappa tsiviilisikuid üle kogu selle piirkonna. Ja Ameerika Ühendriikide president ohverdab nad sisuliselt ära kogu selles piirkonnas, mitte ainult Iisraeli riigi, vaid ka ülejäänud piirkonna, mis on saanud sadu ballistilisi rakette, droonirünnakuid, pidevat vägivalda, kodusõdu, isegi enne seda konfliktilaine algust. Ja see on midagi, mida me ei saa lubada. Ja sääsel põhjusel olen mina isiklikult vastu igasugusele kokkuleppele, mis vabastab vahendeid Iraani Islamivabariigile, sest seni kuni see režiim on võimul, kasutavad nad iga dollari terrorismi toetamiseks. Ja see ei ole midagi, mida me peaksime lubama. Suur tänu teile mõlemale. Aitäh! Me ületasime aega vaid 1 minuti võrra.